Sel nädalal on Venemaal midagi katki läinud, milleks lääne analüütikud polnud valmis. Kütusekriis pole enam pelgalt majandusprobleem, vaid avaliku korra probleem. Venelased ründavad nüüd üksteist tanklates. Mõnes piirkonnas tapavad nad üksteist lausa kütuse pärast. Vene maffia ilmub samuti taas välja selle kütusepuuduse ajal, et kontrollida bensiini musta turgu. Ja tavalised Vene kodanikud ütlevad nüüd kaamerate ees avalikult, et loodavad Vladimir Putini surma. See on nende arvates ainus viis Venemaa päästmiseks. Samal ajal registreeris Vene aktsiaturg just ühe suurima ühe päeva krahi kaasaegse Venemaa ajaloos. Ja Putin reageerib ainsal viisil, mida ta oskab, karmistades veelgi. Ta arreteerib nüüd inimesi, kes juhivad tähelepanu sellele, et riigis on asjad korrast ära. Sellele on Putin nüüd üle läinud. Selles videos tahan ma teile selgitada, mis juhtub siis, kui kaasaegne riik kaotab kontrolli oma sisekorra üle. Konkreetsed tulistamised ja bensiinijaamade noavõitlused, mis praegu üle kogu riigi aset leiavad, ning miks ajakirjanikke ja Venemaa-meelseid Kremlit toetavaid blogijaid arreteeritakse selle eest, et nad lõpuks tõtt räägivad. See kõik viib meid Vladimir Putini toetusnumbrite juurde, mis langevad isegi tema enda võltsitud küsitlustes. Ja siis räägime Ukraina sisepoliitikast, sest ka see ei näe sugugi hea välja. Volodõmõr Zelenski vallandas äsja ühe kõige olulisema tegelase Ukraina valitsuses kõige halvemal võimalikul ajal. Ja siis räägime sellest, mis toimub rindel. Minu nimi on Sam ja te vaatate Business Basicsit. Alustame tulistamistest, mis toimuvad Venemaal ja sellest, miks inimesed ütlevad, et Putin peaks lihtsalt surema. Näete, tavalised venelased ründavad üksteist püstolite ja nugadega bensiini pärast. Sellised asjad juhtuvad ainult läbikukkunud riikides. Ja nüüd toimub see tuumarelvastatud suurvõimu pealinnas. Kuulake ise. Ma olen siin seisnud, jätsin auto, tulin, võtsin selle, ütlen, au, mis kaamera? Mis kurat, ma olen siin kinni! Ma olen siin kinni! Ära kuku sinna alla! Sa ei kuku! See tapab sõna! Kao siit kuradile! Sa näed siit kuradile minema! Kahjuks pole see nii hull kui see, mis järgnes kaamera taga. Siin on Vene meedia raport. Tulistamine Vene tanklas Tšablanskis. 11. juulil üritas üks autojuht Gazpromi tanklas järjekorras vahele trügida. Teised autojuhid tegid talle märkuse, mille peale ta võttis välja mittesurmava püstoli ja tulistas meest. Ohver viidi lasu tõttu haiglasse ja tulistaja põgenes sündmuskohalt, kuid ta peeti hiljem kinni. Kahjuks ei ole see üksikjuhtum. See on muster, mis levib üle kogu riigi. Enne kui me toome veel näiteid, tahan ma siiski öelda, et ma vihkan inimesi, kes trügivad järjekorras. Aga liigume siiski edasi. Vahetult enne seda tulistamist toimus veel üks tulistamine ja noavõitlus Peterburis. Üsna sarnastel põhjustel. Probleem tekkis tanklas. Mingil põhjusel jõuavad inimesed ettepoole ja siis lähevad tülli. Ja see tüli paisub kiiresti millekski, mida keegi ei soovi. Sarnased kaklused toimuvad Rutski oblastis, Peterburis, Kaliningradis, Kalugas, Krasnodaris, Tatarstanis, üle kogu Venemaa. Pinged on väga kõrged, sest need järjekorrad, las ma ütlen sulle, need ei ole midagi, mida kannatlik inimene suudaks välja kannatada. Nüüd on veel üks klipp, mis levib Vene sotsiaalmeedias ja see on väga jõhker. Ma ei hakka seda teile näitama, aga kohe saate aru, miks ma seda näidata ei taha. Vene mees lööb bensiinijaamas naist mitu korda näkku pärast seda, kui naine teda pipragaasiga pritsis, kuna mees üritas takistada tal autot tankimast. Kõik see jäi kaamerasse. Võib üsna lihtsalt öelda, et Vene inimestes on palju viha kogunenud. Ja just sellepärast loodavad paljud venelased, et Putin sureb ja ütlevad seda ka avalikult. Meil on isegi üks ajakirjanik, kes ütleb avalikult, et Putin peaks lihtsalt tagasi astuma, kui ta tahab vältida kodusõda. Verist kodusõda. Aga enne kui ma sellesse süvenen, las ma näitan teile, kui hullud need järjekorrad tegelikult on. Vaadake seda klippi. Nüüd, selles klipis filmib üks Vene autojuht Novorossijski piirkonnas ennast sõitmas mööda ühest kütuse järjekorrast. Ta väidab, et sõidab umbes 60 kilomeetrit tunnis. See on umbes 40 miili tunnis. Vaadates seda videot, on mul seda raske uskuda, aga siiski, nii ta väidab. Ja tal kulub umbes 100 sekundit, et jõuda järjekorra ette otsa. Kui me teeme kiire arvutuse, siis see on umbes 1,6 kilomeetrit. Umbes nii pikk see järjekord ongi. Umbes 1 miil. Polegi hullult pikk, arvestades, et siin vähemalt on kütust, aga siiski mõnes kohas kestavad need järjekorrad päevi ja inimesed jäävad järjekorras istudes sõna otseses mõttes kütusest ilma. Vaata seda videot.
Tegelikult pole asi nii hull, arvestades, et selles tanklas on kütust, mis on Venemaal praegu haruldane. Aga siiski mõnes kohas muutuvad järjekorrad nii pikaks, et inimesed peavad olema leidlikud, et aru saada, kui kaua neil veel oodata tuleb. Vaata seda klippi. Siin on üks vene mees kütuse järjekorras, kes kasutab binoklit, et aru saada, millal on tema kord. Järjekord on nii pikaks veninud. Ja siis on meil veel üks klipp. Rostovi piirkonnas saavad venelastel kütuse järjekorras seistes sõna otseses mõttes autod tühjaks, enne kui nad jõuavad uut kütust osta. Nende autod surevad järjekorra keskel välja ja nad teavad neid lükkama, et järjekorra etteotsa jõuda. Ja loodetavasti on selleks ajaks, kui nad kohale jõuavad, tanklas veel bensiini alles. See kõik viib meid nüüd loo juurde, mis teid kõiki huvitab. Venelased ütlevad avalikult, et Putin peaks surema. Ja Vene ajakirjanikud nõuavad, et astuks tagasi, kui ta tahab vältida verist kodusõda. Räägime kõigepealt ajakirjanikest. Teate, viimati juhtus midagi sellist Venemaal 1990ndate alguses enne kokkuvarisemist ja kohe pärast seda. Olukord Nõukogude Liidus ja Venemaal oli väga halb. Organiseeritud kuritegelikud grupeeringud täitsid need lüngad, mille lagunev riik maha jättis. Nad kontrollisid musta turgu, nad kontrollisid jaotust, nad kontrollisid hindu. Tegelikult oli see kasumlik äri. Ma loen praegu seda Putini elulugu. Varsti peaks selle kohta ka video tulema, aga tol ajal, kui sul oli kasumlik äri, ütleme seaduslik äri, siis polnud valitsust ega Vene seadust, mis sind kaitseks. Kui mõni maffiamees tahtis sinu äri, sest sa teenisid liiga palju raha, siis sul polnud muud valikut. Kas sa sured või annad äri rahulikult ära? Teist võimalust polnud. Nii tegidki paljud Vene ärimehed. Nad lõid eduka äri, et loomulikult raha teenida ja riiki aidata. Aga siis tuleb maffiamees ukse taha ja ütleb, kuule, sa teenid liiga palju raha. Kuidas oleks, kui annad mulle 50% või isegi kogu äri? Ja siis nad peavadki seda tegema, kui tahavad oma elu ja perekonda kaitsta. Just sellepärast paljud venelased ei taha seda uuesti kogeda. Ja sellepärast nad muretsevadki selle kütusekriisi pärast, sest nende jaoks toob see tagasi halvad mälestused. Ja just sellepärast kutsuvadki Vene ajakirjanikud nüüd avalikult Vladimir Putinit tagasi astuma. Nad tahavad, et Putin astuks rahumeelselt tagasi ja laseks järgmisel noorte juhtide põlvkonnal riigi üle võtta, seda juhtida ja loodetavasti olukorda parandada. Kuulake. Ma usun, et president peaks tagasi astuma. Peab tagasi astuma. See on minu seisukoht Venemaa Föderatsiooni kodanikuna. Ja seda mina. Ma usun, et pärast kõiki neid sündmusi, kui sellel inimesel on sisemist julgust, ta peaks tagasi astuma ja korraldama ausad, avatud ja konkurentsivõimelised valimised. Ma usun oma riiki. Paljud inimesed ütlevad, Dmitri, kes teda asendab? aga kes siis, kui mitte tema? Ma usun oma riiki. Ma usun, et meie riigis. Ma loodan, et meil on ikka veel 140 miljonit inimest. Me suudame leida 450 korralikku seadusandjat. Samuti ühe korraliku presidendi, kes suudab riigi välja tuua olukorrast, kuhu ta on sattunud. Usu oma. Kuid kogu praegune juhtkond tuleb ametist eemaldada, mis tähendab uusi presidendi ja parlamendi valimisi. See on minu seisukoht. Teist teed ei ole. Jah, on olemas ka teine tee. Ma eksisin. On olemas ka teine tee. Aga sa tead, et see on verine tee. See on tee, mis on korduvalt viinud kohutavate sisekonfliktideni. Kui praegused võimud ei taha viia riiki verisesse sisekonflikti, siis peaksid nad leidma julgust tagasi astuda. Seal. Nüüd, kõige hullumeelsem osa on see, et see on üsna pikk klipp, mille see mees välja pani. Ja ta teab, et see, mida ta teeb, on ohtlik. Ning ta teab, et see võib tähendada, et ta võib oma elu kaotada. Ja sellepärast selgitab ta hiljem videos, kuidas ta tahab luua liikumise, mis jätkub ka pärast teda. Ja seda kuuleme kohe varsti. Aga enne kui me selleni jõuame, tahan ma ka välja tuua midagi muud, mis toimub Venemaa tänavatel. Meil on nüüd ka tavalised Vene kodanikud kaamera ees avalikult ütlemas, et nad loodavad, et Putin sureb. Nad teavad, et ta on vana ja nad usuvad tõesti, et Putin ei ole inimene, kes loobuks võimust. Nii et loodetavasti sureb ta varsti ja siis on riigil võimalus paremaks muutuda. See ei ole lihtsalt mingi üksik mees, kes teeb seda vaatamiste pärast või midagi sellist. On palju erinevaid venelasi, kes ütlevad täpselt sama asja. Kuulake ise. Näha Venemaad ilma Putinita. See on minu unistus. Mitte selline unistus nagu allahindluse saamine või puhkusele Türki minek. Ma mõtlen päris unistust. Pärast Vladimir Putinit tuleb normaalne president. Keegi, kes on elus terve, intelligentne, mõistlik ja korralik.
mitte see, mis meil praegu on. ja ausalt öeldes See ei ole isegi oluline, kes see inimene on. See võiks olla peaaegu igaüks. Ta oleks 100 korda parem. Vladimir Putin on kurjategija ja mõrvar. Loodan, et mõni haigus viib ta võimalikult kiiresti. Kes on Vladimir Putin sinu jaoks? Tõenäoliselt üks nõrgemaid ja ebaõnnestunumaid juhte, kes Venemaal kunagi olnud on. Mida sa arvad Venemaa kohta? Milline Venemaa pärast Putinit välja näeb? ma loodan, et me lõpuks Saame tõelise demokraatia. Kuidas ta ametist lahkub? Ta sureb. Nii millal? Ma loodan küll. Kui kõik palvetavad täpselt kell 8 õhtul. Võib-olla juhtub see varem. Kes on Putin sinu jaoks? Ausalt öeldes Lihtsalt üks vanamees, kellest kõigil on kõrini saanud. Putin lahkub presidendi ametist ainult jalade ees. Tal pole muud võimalust. Tema nimega on seotud liiga palju kuritegusid, liiga palju verevalamist, liiga palju seadusetust. Kui Putini propagandatelevisioon jätkab eetris olemist, ei tohiks me mingit muutust oodata. Miks me vajame seda lõputut saari taolist valitsemist? Me ei vaja. Nüüd, inimesed, kes on Venemaad juba pikka aega jälginud, teavad, et selline asi ei ole Venemaal tavaline. Ja lisaks sellele võtab Putin selliseid asju väga tõsiselt. On olnud inimesi, kes on öelnud palju vähem tõsiseid ja palju vähem dramaatilisi asju ning neid ei ole enam meie seas siin planeedil. Sellist karistust määrab Putin, kui sa teda kritiseerid. Ja tead, mis veel? Tundus, et 2026 aastal võttis ta asja rahulikult, vähemalt seni. Sest me oleme teinud mitu videot inimestest, kes kritiseerivad teda avalikult. Aga nüüd tundub, et Putin hakkab jälle vanaviisi karmilt tegutsema. Vaata seda raportit. See mees, keda sa ekraanil näed, on Ilja Remslav. Ja tegelikult rääkisime temast juba märtsis ning ma ei süüdista sind, kui sa teda ei mäleta. See oli ammu. Aga ta oli üks pro-Putini blogijatest Venemaal. Ta oli nii tugevalt Putini pooldaja. Alles mõned aastad tagasi, kui Navalny hakkas Putini võimu vaidlustama, oli just see mees, kes kaebas või andis Navalny Vene võimudele üles. Ja lisaks sellele andis ta tegelikult Navalny vastu tunnistusi kohtuistungil, nii et Navalny sattus vangi. Ta esitas isiklikult mitu erinevat kaebust või hagi Navalny vastu. Nii väga ta Putinit toetas. Aga siis täiesti ootamatult. Selle aasta märtsis avaldas ta suure manifesti, milles kritiseeris ja ründas avalikult Putinit. Ja kõiki otsuseid, mida ta on teinud pärast selle sõjalise erioperatsiooni alustamist, keegi ei oodanud seda. Ja ilmselgelt oli see suur asi, sest see mees oli Putini Navalny vastu suunatud rünnaku nägu. Seega oli tal selgelt oma toetajaskond. Ja kui ta avalikult kritiseeris Putinit, siis mõned inimesed Venemaal pöörasid sellele tähelepanu. Selles manifestis alustab ta lausega, mis on tõesti väga tõsi. Ma ei tea, kuidas seda teisiti öelda, olen kindel, et see pole grammatiliselt õige, aga ta ütleb, et isegi moraalselt laitmatu inimene läheks võimu käes olles rikki, nii kaua kui Putin. Ja see on oluline välja tuua, sest Putin on olnud võimul sisuliselt 26 aastat. Venemaal on lapsi, kes pole näinud ühtegi teist juhti peale Putini. Isegi siis, kui ta oli peaminister, oli ta riigi de facto juht. Ta sai enamiku eetriajast, mis see nüüd oligi, uudistekanalites, ta sai enamiku eetriajast alati, kui juhid Venemaad külastasid. Nii et ta oli juht ka siis, kui ta ametlikult ei olnud juht. Meil oli Dmitri Medvedev, kes teeskles ühe ametiaja jooksul presidenti, et mööda hiilida sellest konstitutsioonilisest piirangust, mis Jeltsinil oli. Aga niipea, kui Vladimir Putin võimule tagasi tuli, võttis ta praktiliselt kõik konstitutsioonilised ametiaja piirangud ära. Nii et ta võib valitseda nii kaua, kui tahab. Kui Vladimir Putin tõesti tahab valitseda kuni surmani, siis tänapäeva Venemaal suudaks ta seda tõenäoliselt teha. Ja just sellele see mees tähelepanu juhtiski. Ning siis loetles ta kõik teised probleemid, mis tal Vladimir Putiniga olid. Kõik need, millest me siin kanalil räägime. Ta toob välja, kuidas Putin elab luksuses. Tal on mitu erinevat paleed, mida kaitsevad õhutõrjesüsteemid. Ta kulutab nii palju raha, et võib-olla on ta maailma rikkaim inimene. Ta toob ka välja, et samal ajal, kui Vladimir Putin kõike seda teeb, konfiskeerib ta vara teistelt Venemaa juhtidelt, ärijuhtidelt, ta konfiskeerib vara, ta maksustab Vene rahvast rohkem ainult selleks, et saaks seda sõda jätkata. Ja siis toob ta ka välja kaotused rindel. See on midagi, millest Venemaal eriti ei räägita, sest inimesed ei tea õigeid numbreid. Nad ei tea, kui palju venelasi on rindel hukkunud või raskelt vigastada saanud. Ja pärast kõike seda on ta nagu, see oli pikk manifest, see oli mitmeleheküljeline, ma lisan vana videolingi, et te saaksite kogu asjaga kursis olla. Aga pärast kõike seda ütleb ta sisuliselt, et Putin peaks tagasi astuma ja talle tuleks esitada süüdistus sõjakuritegudes kui inimesele, kes on sisuliselt Venemaa tulevikku hävitanud. Ja siis lõpetab ta oma avalduse.
Muide, päev pärast selle avaldamist oli see Venemaal suur uudis, mitte ainult väljaspool Venemaad. Ta paigutati vaimuhaiglasse vaimsete probleemide tõttu, kuid see mees oli aktiivne ka pärast haiglasse sattumist ja jätkas intervjuude andmist. Ja kui te neid intervjuusid kuulate, siis on aru saada, et see ei ole hull inimene. Ta tundus täiesti normaalne mees, kelle mõistus oli korras. Nii nagu ta rääkis, ta ei tundunud olevat inimene, kes kannataks vaimuhaiguse all, ega keegi, kes oleks hulluks minemas. Aga ta pandi siiski haiglasse. Ja ühes neist intervjuudest, mida ta andis vaimuhaiglast, ütles ta, et põhjus, miks ta haiglas on sõnade pärast. Ta ütles, see on tema sõnade ja selle, tead küll, sõnumi tavajärg, mille ta välja ütles. Nii et ta sai aru, mis temaga toimub, aga kahjuks ma ei usu, et ta mõistis, et haigla oli karistus. Liiga väike karistus inimesele, kes kritiseerib Venemaal Putinit, sest niipea kui ta eile hommikul haiglast välja sai, ehk siis reede hommikul Venemaal, arreteeriti ta ja talle esitati süüdistus armee kritiseerimises. Sest Venemaal on see kuritegu, sa ei tohi armeed kritiseerida, isegi kui oled patrioot. Sest on palju inimesi, kes toetavad sissetungi. Nad tahavad, et Ukraina ei eksisteeriks. Nad tahavad, et Venemaa võtaks Ukraina üle. Nad kritiseerivad siiski armeed selle eest, kuidas sõda läbi viiakse. Nad arvavad, et armee peaks tegutsema palju jõulisemalt. Nad arvavad, et peaks veelgi rohkem tsiviilisikuid ründama kui praegu. Ja Putini Venemaal on see tehniliselt ebaseaduslik. Nüüd tunnen, et me oleme sellest liiga palju rääkinud. Aga tema pole ainus, keda sihikule on võetud. Alles sel nädalal nimetati veel üks opositsiooni tegelane Venemaal välisagendiks. See on silt, mida Putin kasutab iga ühe kohta, keda ta ei taha kritiseerimas näha. Sest kui sa saad Venemaal välisagendiks, muutub elu lihtsalt väga-väga raskeks. Inimesed hakkavad sind kohtlema nagu tõrjutud. Ja lisaks sellele ei taha pangad sinu raha hoida. Tead küll, ning sul on raske üürida. On palju asju, mida sa ei saa teha lihtsalt sellepärast, et sind on tembeldatud välisagendiks. Ja Putin ütleb alati, et hei, see ei ole ainult Venemaa seadus, seda kasutavad ka teised riigid. Aga siin Ameerika Ühendriikides peetakse välisagendiks hoopis teistsuguseid inimesi kui Venemaal. Sa võid muutuda välisagendiks juba siis, kui võtad $1 annetuse välismaiselt isikult. Ja see tähendabki ilmselt seda, et hei, sa teenid teisi riike, mitte Venemaad siin Ameerika Ühendriikides. See kehtib üsna kitsalt neile, kes on seotud poliitika või poliitilise lobitööga. Ja kui sa saad rahastust või palka välisettevõttelt või välisriigilt, siis pead sa seaduslikult registreerima end valitsuse juures, öeldes, et hei, ma saan selle makse sellest välisriigist. Ja see on, ma arvan, et seda nimetatakse faaraks või midagi sellist. Ma ei ole täiesti kindel, aga Ameerika Ühendriikides on see üsna poliitikaga seotud. Venemaal pole vahet, mida sa teed. Sind võidakse tembeldada välisagendiks. Ja mõnikord ei pea Vene valitsus isegi tõestama, et sa saad rahastust välismaalt. Ja Putin on kasutanud seda välisagendi silti, et hoida oma vastaseid valimistest eemal. Ja sellepärast Putin ei muretsegi eriti valimiste pärast. Sest igaüks, keda ta kardab, tembeldatakse äkitselt välisagendiks ja siis nad ei saa kandideerida. See juhtus Navalniga juba 2010. aastatel, kui ta oli Venemaal väga oluline tegelane. Paljud Putini vastu rahulolematud venelased toetasid Navalnit. Ja siis tembeldati ta äkitselt välisagendiks. Tema vastu algatati palju kohtuasju, et ta ei saaks valimistel kandideerida. Sama asi toimub ka selle opositsiooni tegelasega. Tema nimi on Boris. Ma hääldan seda ilmselt valesti, aga ma annan endast parima. Tema nimi on Boris Nazarov. Nüüd on Venemaal valimised tulemas septembris ja vahetult enne valimisi Putin võtab nüüd sihikule inimesi, kes teda kritiseerivad ja loomulikult ka neid, kes võiksid tema või tema kandidaadi vastu valimistel kandideerida. See näitab, et kuigi ta võib-olla ei muretse valimiste pärast, hoolitseb ta siiski selle eest, et kõik oleks kontrolli all. Et asjad ei läheks käest ära. Nüüd tahan ma kiiresti käsitleda Venemaalt tulevaid küsitlustulemusi. Ametliku Kremli küsitlusfirma poolt avaldatud tulemusi. Pidage seda meeles, sest need numbrid on tõenäoliselt midagi, mille Putin või tema lähedased inimesed on heaks kiitnud. Ja need räägivad meile midagi väga huvitavat. Vaadake neid andmeid, mis muide ilmusid alles 5 päeva tagasi, kõige värskemad. Putini toetusprotsent on nüüd langenud 65,1%-ni. See on madalaim tase alates sõja algusest. Aga teisest küljest 65 pole sugugi nii madal. Iga demokraatliku riigi juht oleks sellise toetuse üle väga õnnelik. Kuid huvitav on siin hoopis trend. Vaadake seda graafikut alates sõja algusest. Ja kui vaadata ainult viimast aastat, siis trend on olnud langev. See on huvitav, sest need on numbrid, mida Putin saab hõlpsasti võltsida.
muidugi, sellepärast me ütlemegi, et me ei saa Venemaalt tulevaid andmeid eriti usaldada. Aga fakt, et tal on võimalus numbreid võltsida ja hoolimata sellest, et tal see võimalus on, see trend on langev, näitab, et Vene avalikkus ei ole tegelikult rahul. Ja seda hakkavad taipama ka Vene ajakirjanikud, täpsemalt need Vene aktivistid, kes tahavad, et Putin lahkuks. Kas mäletate seda meest, keda me just paar minutit tagasi kuulasime, kes ütles Putinile, et kui ta tahab kodusõda vältida, siis ta peaks lihtsalt tagasi astuma? Muide, rääkides sellest nõuandest, siis ega Putinile ei lähe ju Vene inimeste elud korda. Aga sellest hoolimata oli see hea nõuanne. Ta peaks tagasi astuma. Las teised inimesed võtavad üle. See ajakirjanik teab, et see, mida ta teeb, on ohtlik ja tema elu on ohus. Sellepärast ta püüabki alustada liikumist, kus ka teised Vene inimesed, teised venelased teeksid sama, mis tema, kus nad tahavad avalikult näidata oma rahulolematust Kremlis tehtavate otsuste suhtes. Kuulake järgmist osa samast klipist, mida me varem vaatasime. Paljud inimesed küsivad, Dmitri, mida me peaksime tegema? Kuidas me saame vaikida? Teate, inimesed juba hakkavad midagi tegema. Kas olete märganud, kui palju pöördumisi tavalistelt venelastelt ilmuks sotsiaalmeedias? On vihaseid, tõeliselt vihaseid pöördumisi, mis on suunatud võimudele. On olemas võimalus. Siirad pöördumised võimude poole. Näete, kui 10, 15 või 20 inimest pöördumise teevad, saab nad üles leida ja nende vastu meetmeid rakendada. Kedagi võib vangistada või mitte vangistada või trahvida. Kui 1000 inimesed, 10 000, 100 000 inimesed hakkavad seda tegema, lihtsalt midagi salvestavad ja üles panevad, siis tuleb ka tulemus. See saab olema rahva hääl. Siis näitavad inimesed kogu maailmale tavaliste Vene kodanike arvamust. Üle kogu maailma lihtsate inimeste arvamus. Nüüd, kahjuks, see võib teid šokeerida. Aga mitte ainult Putin ei tegele sisemiste probleemidega. Ka Zelenski tegeleb sõja ajal sisemiste probleemidega ja see on omamoodi ise põhjustatud. Ukrainas toimuvad protestid, sest paar päeva tagasi vallandati keegi. Ja ma olen kindel, et mõned teist on sellest kuulnud. Aga enne kui ma sellest üksikasjalikult räägin, tahan ma teile näidata ilmselt parimat nalja, mida ma Venemaalt olen näinud. Need on venelased, kes teevad praeguse olukorra üle nalja. Neil on väga hea huumorimeel. Kui te mind ei usu, siis küsige endiselt presidendilt Ronald Reaganilt. Tema oli suur Nõukogude naljade fänn ja, arvake ära, ka Vene naljade fänn. Need on tõesti head ja siin on minu lemmik. Teate reegleid? Kui teile nali meeldis, vajutage allpool olevat tellinuppu. Ja kui olete juba tellinud, siis vajutage allpool olevat meeldib nuppu. Vaadake järgi. Putinistist patriot astub bensiinijaama ja küsib. Kui palju bensiin maksab? Teenindaja vastab. 200 rubla liitri eest. Kuidas nii? 200? Eile oli see ju ainult $100. See on õige. 100 rubla bensiini eest ja veel 100 rubla multipolaarse maailma ehitamiseks. Ohkab patriot, kuid annab uhkusega üle 200 rubla. Teenindaja võtab raha vastu, annab talle tagasi, ütleb 100. Bensiini ei ole, selline on olukord. Venemaal on maailma suuruselt teised tõestatud naftavarud, kuid bensiini enam ei ole. Aga ära muretse, võib-olla varsti, võib-olla kui Putinil on veel 3 päeva sõjaliseks erioperatsiooniks, on tal jälle multipolaarne maailm. Täiesti kõrvalmärkusena muide, mulle tundub, et isegi kui maailm muutub multipolaarseks, ei saa Venemaast minu arvates üks liidritest. Hiina on valmis Venemaa üle võtma kohe, kui Putin on läinud. Isegi kui see pole ametlikult, arvan ma, et see toimub kulisside taga. Hiina hakkab edaspidi suurt osa Venemaa poliitikast kontrollima. Ja sellest tuleb meil peagi video, nii et kindlasti vajuta tellimisnuppu. Aga nüüd keskendume Ukraina sisepoliitikale. Ja enne kui ma teile kõik üksikasjad annan, tahan olla aus. Ma ei ole Ukraina sisepoliitika ekspert. Juba Ameerika sisepoliitikaga kursis olemine on piisavalt raske. Mul ei ole aega ka Ukraina tegemistega kursis olla, aga ma annan teile kogu info, mis mul on. Ja siis saate ise otsustada, kas Zelenski tegi õige otsuse või mitte. Nii et mees, keda te ekraanil näete, tema nimi on Mihhailo Fedorov. Ta oli Ukraina endine kaitseminister. Ja ta vallandati alles paar päeva tagasi, kuskil sellel nädalal, eelmisel nädalal. Ta vallandati täiesti ootamatult ja tal on üsna muljetavaldav elulokirjeldus. Ta oli kaitseminister vaid 6 kuud. Enne seda oli ta Ukraina digitaalse arengu minister ja asepeaminister. Kuid ta sai edutuse ning temast sai umbes 6 kuud tagasi Ukraina kaitseminister. Ja ta saavutas selle 6 kuu jooksul palju. Ta on noor mees, innovatiivne mees, kellel on väga tugev usk sellesse, kuidas Ukraina saab selle sõja võita. Ja ta pani selle plaani väga kiiresti tööle.
Me oleme temast natuke varem juba rääkinud. Esimene probleem, mille ta lahendas, oli Starlinki probleem, mis neile, kes ei tea, on Starlink Venemaal juba keelatud. Esiteks, kui sa oled Venemaal, siis sa ei saa Starlinki terminali osta. Aga oletame, et sa kuidagi tood Starlinki terminali Venemaale. Kui sa oled Venemaa sees, siis sa ei saa Starlinki satelliitidega ühendust luua. Nii et terminal on põhimõtteliselt nagu metallkast või plastikkast, ma ei tea, mis tüüpi kast see on, aga see on lihtsalt kast, sellest ei ole kasu. See on sellepärast, et Venemaa territoorium on satelliidi poolt geopiiranguga välja lülitatud, nii et see lihtsalt ei tööta. Aga mida venelased on teinud, täpsemalt Vene sõjavägi rindel, on see, et nad on ostnud Starlinki terminale kolmandate riikide kaudu. Nii et kas Dubais, Araabia Ühendemiraatides, Indias või Hiinas, nad ostavad neid võltsfirmade kaudu nendes riikides. Siis smugeldavad nad need Venemaale ja viivad edasi Venemaa poolt okupeeritud aladele Ukrainas. Ja tead, mis veel? Venemaa poolt okupeeritud territoorium loetakse Starlinki ja praktiliselt kõigi lääneriikide jaoks endiselt Ukrainaks, eks? Nii et see pole tegelikult Starlinki poolt geopiiranguga blokeeritud. Nii et kui sul on Starlinki terminal Venemaa poolt okupeeritud alal, saad sa ikkagi Starlinki kasutada. Ja seda kasutas Vene sõjavägi palju, droonide, sidepidamise ja kõige muu jaoks, mis pähe tuleb. Sest see on palju usaldusväärsem ja kiirem kui ükskõik milline muu internetiühendus, mida oskad nimetada. Ja sellepärast oli Vene sõjavägi sellest sõltuv. Isegi Ukraina sõjavägi oli sellest sõltuv. Nemad kasutasid seda samuti. Aga kui see mees sai kaitseministriks, tahtis ta selle probleemi lahendada. Kuidas ta saab tagada, et Venemaa ei kasutaks Starlinki rindel, aga ukrainlased saaksid seda ikkagi kasutada. Nii et lahendus, mille ta välja mõtles, oli lubatud nimekiri. Lubatud nimekiri tähendab seda, et kui sul on Starlinki terminal Ukrainas, pead selle registreerima Ukraina valitsuse juures ja siis saad Starlinki kasutada. Kui sa seda ei registreeri, siis sisuliselt ei saa sa seda Ukrainas kasutada. Mujal saad seda endiselt kasutada, aga Ukrainas pead Starlinki kasutamiseks saama loa Ukraina valitsuselt. Nii et see tähendas, et kõik Ukraina sõjaväe Starlinki terminalid olid lubatud nimekirjas. Kui oled Ukraina kodanik ja sul on Starlink, siis valitsusel on selle jaoks veebileht. Sa lähed sinna, esitad andmed, esitad isikut tõendava dokumendi ja siis kiidavad su taotluse heaks, kui on veendunud, et oled see, kes väidad end olevat. Ja kui oled venelane, siis olen kindel, et mõned venelased on leidnud sellele mingi lahenduse. Näiteks kasutavad nad võltsitud dokumenti või midagi sellist. Aga neid on nii vähe ja harva, et see tegelikult ei oma mingit tähtsust. Valdav enamus Vene terminalidest lihtsalt ei tööta rindel. Ja sellel on olnud tohutu mõju sellele, kuidas lahingud toimuvad. Niipea kui see plaan mõni kuu tagasi jõustus, nägime märkimisväärset Vene pealetungide vähenemist rindel. Tõenäoliselt nägime ka Starlinki abil lennutatud droonide arvu vähenemist. Nad lõpetasid Starlinki kasutamise, seega pidid nad leidma muid lahendusi. See mängis selgelt suurt rolli ukrainlaste jaoks Vene pealetungi peatamisel ja võib-olla mõnes kohas isegi edasiliikumisel, ehk siis vastu pealetungi läbiviimisel. See oli kindlasti suur edu. Ja lisaks sellele oleme viimase kuu jooksul rääkinud veel ühest uuest operatsioonist, mille ukrainlased algatasid. Operatsioon logistiline blokaad. Lühimaa droonid, mida nad kasutavad rindel. Need on FPV droonid, neid kasutatakse kas Wi-Fi abil või siis nende kaablitega, fiiberoptiliste kaablitega. Need on lühikese tegevusraadiusega. Ja siis on meil kaugmaa droonid, mis lendavad tuhandete kilomeetrite kaugusele Venemaa sisemusse, et hävitada nende rafineerimistehaseid. Aga keskmaa droonid, mis suudavad lennata mõnisada kilomeetrit. Just nende arendamisse pani see mees palju vaeva ja ressursse, et see võimalikuks teha. Nii saab Ukraina hakata sihtima rinde tagalaosasid, Venemaa logistilisi keskusi, kütuseautosid, varustuse ladusid ja kõike muud, mis aitab armeed rindel. Ja nagu te teate, kui olete meie videoid jälginud, siis see mängib samuti suurt rolli selles, miks Vene armee rindel raskustes on. On üksusi, kellel pole enam kütust, et edasi liikuda. On Vene mitte tanke, vaid Vene, kuidas seda nimetatakse? Soomusmasinad, mis on lihtsalt hüljatud, sest neil pole kütust, et neid edasi kasutada või nendega edasi sõita. Nii et see avaldab samuti head mõju. Nii et 6 kuuga saavutas ta tõesti palju. Ja lisaks sellele uskus ta tõesti, et just nii Ukraina võidabki. Tema kogu võitlusfilosoofia oli, et Ukraina ei saa Venemaa vastu kurnamissõjas võita. See lihtsalt ei juhtu. Ta tegelikult uskus, et see saab olema kaotusele määratud võitlus. Sest Ukrainal ei ole neid ressursse, mis Venemaal on. Isegi kogu lääne abiga. Seega keskendus ta rohkem erinevate viiside leidmisele ja uuendustele, et leida asümmeetrilisi eeliseid, mida Ukraina saaks ära kasutada. See tekitas aga mõningaid probleeme Ukraina armee vanemate kindralitega. Täpsemalt öeldes Ukraina relvajõudude juhiga, kelle nimi on Surski. Fjodorov tahtis liiga kiiresti, liiga palju muudatusi ellu viia.
ja Surski oli sellele vastu, väites põhimõtteliselt, et mõned vanad süsteemid on endiselt head. Me ei saa liiga palju muuta, eriti sõja ajal. Ja see tekitas palju pingeid kaitseministri ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja vahel. Ja see ongi põhjus, mille Zelenski tõi Ukraina parlamendile, kui ta vallandas kaitseministri. Ta ütleb, et kuulge, me oleme sõja keskel. Me ei saa lubada, et kaks meie tippjuhti vihkavad teineteist. Ideaalmaailmas, ütles Zelenski, tema sõnad, mitte minu omad, tahaks ta mõlemad vallandada. Aga ta ei saa seda teha, arvestades, et nad on sõjas. Nii et ta vallandas selle mehe. Nüüd, mitte kõik ei usu seda seletust. Muide, esimene asi, mida välja tuua, Zelenski ei ole selle kohta avaliku avaldust teinud. Meil olev seletus pärineb parlamendi liikmetelt, kes on andnud Ukraina meediale anonüümseid kommentaare pärast seda kohtumist, mis toimus Zelenskiga. See ei tähenda, et see ei olnud vallandamise põhjuseks, kuid paljud inimesed arvavad ka, et Zelenski on justkui vanade jõudude poolel, keda paljud peavad korrumpeerunuks. Suur osa Ukraina ajaloost on seotud korruptsiooniga. Mitte küll nii palju kui Venemaal, aga siiski ei olnud see ilus. Ja paljud inimesed näevad, et Ukraina kaitseb vanu jõude ega lase noortel ohjad enda kätte võtta, isegi kui nad end tõestavad. See ongi teise poole argument. Ukrainas toimuvad mõned protestid. Need ei ole massilised protestid, võib-olla paarisaja inimese või mõne tuhande inimese suurused. Ma ei tea täpselt, kui palju inimesi seal on, aga inimesed protestivad vallandamise vastu. Ja lisaks sellele tundub, et Ukraina parlament ütleb, et nad ei kavatse uut kaitseministrit kinnitada. Nii et kui Zelenski tahab selle mehe välja vahetada, ei saa ta seda parlamendi kaudu teha. Võib-olla on mingi muu võimalus. Ma ei tunne Ukraina põhiseadust täielikult, aga hoian sellel kindlasti silma peal. Vaatame, mis saab. Midagi sarnast juhtus ka eelmisel aastal. Ka umbes juulis, nagu sel kuul, tundub, et Ukrainal on komme tekitada sisemisi probleeme. Või siis Zelenskil on komme tekitada sisemisi probleeme. Eelmisel aastal üritas Zelenski läbi suruda seadust, mis oleks pannud kõik need korruptsiooni uurivad organisatsioonid valitsuse kontrolli alla, millega inimesed polnud rahul. Sa ei saa lasta inimestel, kes uurivad valitsust, töötada valitsuse heaks või vastutada valitsuse ees, ma arvan. Selle üle inimesed olidki rahul. Ja Zelenski tegelikult avanes sellest. Ta pidi tagasi võtma seaduse, mille ta allkirjastas ja asjad laabusid hästi. Aga tol ajal olid protestid palju suuremad kui need, mida me praegu näeme. Nii et vaatame, mis saab. Ma hoian teid kindlasti kursis, mis iganes sellega juhtub. Aga ma tahan tulla tagasi rindele, sest Zelenski ütleb midagi huvitavat, mis on seotud gaasi või kütuse kriisiga, mida me Venemaal näeme. Ja ta räägib sellest, et Ukraina eesmärk ei ole tagada, et Venemaa jääks kütuseta. Nende eesmärk on lihtsalt rahus elada. Ja siis ütleb ta ühe kõige karmima tsitaadi, mida ma selles sõjas näinud olen. Kuulake seda. Meie peamine eesmärk ei ole Venemaa ilma bensiinita. Meie peamine eesmärk on Ukraina ilma Venemaata. Ukraina ilma sõjata. Ukraina, mis on osa Euroopast. Ja Ukraina ning Euroopa, mis on vabad Moskva ohust. Ukraina ja Euroopa ilma Moskvast ja Kador. Nüüd, vahetades teemat, on meil ka veel üks intervjuulõik Ukraina valitsuse ametnikelt, ma arvan. Ma ei tea, kas seda meest peetakse Ukrainas valitsuse ametnikuks, aga ta on Ukraina droonivägede juht. Põhimõtteliselt see mees, kes on juhtinud logistilise blokaadi kampaaniat, millest me oleme siin kanalil nii palju rääkinud. Ja hiljuti andis ta intervjuu Kaylin Robertsonile, teisele YouTube'i tegijale ja ajakirjanikule. Selles intervjuus räägib ta, miks Ukraina pole veel Kertši silda sihikule võtnud. Sest kui te vaatate kõike, mida Ukraina on teinud, siis tekib küsimus, miks pole see sild veel hävitatud. Sest Ukraina ründab tankerlaevu Aasovi merel. Nad ründavad ka tankerlaevu Mustal merel, millest räägime kohe. Seega on Ukrainal selgelt võimekus silda rünnata, kui nad tahavad, aga nad ei ründa seda. Mis on selle põhjuseks? Kuulake nüüd seda põhjendust. Me ei puutu Krimmi silda, kui te pole märganud. Las nad lahkuvad selle kaudu. Las kõik need miljonid pääsevad üle selle silla ilma peatamata ja sõidavad kaugemale Uraalidest, et elada rahus. Selle nad kaotasid pärast seda, kui olid siin üle 10 aasta elanud. See on nende bumerang, nende karma. Nad poleks pidanud meie Krimmi tulema. Las nad nüüd kaovad Siberisse ja alustavad otsast peale, kui nad veel piisavalt noored on. Aga meie neid ei peata. Las nad lähevad. Aga me segame neid, las nad lähevad. Nüüd see vastus on mõnes mõttes loogiline. Ta tahab, et venelased, kes on Krimmis ebaseaduslikult elanud, saaksid lahkuda.
ja sild on ainus väljapääs, sest maismaasild on väga ohtlik mööda neid maanteid sõita, eriti kui sa tuled Krimmi või lahkud Krimmist. Nii et sild on ainus ohutu viis, kuidas Vene tsiviilisikud saavad lahkuda. Ja loodetavasti lahkub ka Vene armee samamoodi. Aga Krimmist lahkuvate venelaste jaoks on veel halb uudiseid, sest olukord pole Venemaal eriti parem. Ja sellest räägivad Vene majandusteadlased väga avalikult. Näete, alates sellest, kui kütusekriis Venemaal algas, on Putin hakanud ressursse teistest Venemaa piirkondadest Moskvasse ja Peterburi suunama, mis on 2 suurimat linna Venemaal. Ja ka eliit elab seal. Need linnad on tohutud. Moskva on minu teada Euroopa suurim linn. Seal elab umbes 13 või 17 miljonit inimest. Ja Peterburis elab veel umbes 5 miljonit inimest. Väga palju inimesi elab nendes linnades. Aga see tähendab ikkagi, et umbes 120 miljonit venelast elab väljaspool neid linnu, sest riigi rahvaarv on 140 miljonit inimest. Ja need inimesed, kes ei ela suurlinnades, tunnevad, et neid petetakse, sest Kreml keskendub ainult linnainimeste raskustele. Nad ei vaata tegelikult kõiki neid teisi piirkondi, mis on endiselt osa Venemaast. Ja just sellest see majandusteadlane räägibki. See tekitab klassivõitlust. Paljud inimesed on Moskva peale väga vihased. Kuulake. Praegu röövib Moskva kõiki piirkondi. Inimesed kirjutavad mulle praegu Venemaalt, öeldes, et nad pole kunagi näinud sellist vihkamist Moskva vastu, nagu praegu Venemaa piirkondades. Ja kütusekriis on seda olukorda tõsiselt süvendanud. See tähendab, kui nad võtavad ära just selle kütuse, mida sul kõige rohkem vaja on. Selle, mis tuleb saata Moskvasse. Nii saavad inimesed seal sõita läikivate autodega mööda tänavaid ja luua illusiooni rahulikust linnast sõjas olevas, kuid rahulikuna näivas riigis. See tekitab suurt ärritust, kui sul on kombain põllul ja sa ei saa seda millegagi tankida. Pole bensiini, mitte midagi. Ja diisel on samuti rindele viidud ning pole võimalik midagi teha. See kõik viib meid nüüd teise Ukraina kampaaniani, mis tegelikult algas alles 2 päeva tagasi. Salvestan seda reedel, see algas 3 päeval. Ja see on omamoodi osa logistilisest sulgemiskampaaniast, mis on kestnud umbes paar nädalat. Seda kampaaniat nimetatakse Molokška. Ma ei tea, mida see tähendab, kui aus olla. Aga kampaania seisneb põhimõtteliselt selles, et Ukraina droonid ründavad nüüd Vene tankereid ja Vene laevu Mustal merel. Me juba nägime, kuidas Ukraina ründas kõiki laevu, Vene laevu, mis olid osa sellest või mis seilasid Aasovi merel. Ja tundub, et nad said seal asjad korda. Seal on töö tehtud. Laevandus Aasovi merel on praktiliselt 99% langenud. Siin-seal on 1 või 2 laeva, aga peale selle pole midagi jäänud, mida Ukraina poleks juba rünnanud. Ja sellepärast suunavadki nad nüüd oma tähelepanu Mustale merele. Viimase 2 päeva jooksul on nad tabanud juba üle 30 laeva. Ja see tõstab viimase 11 päeva jooksul Ukraina poolt tabatud laevade koguarvu 147 nii. See operatsioon algas 6. juulil ja kuni 16. juulini, mis on 11 päeva, on Ukraina droonid tabanud 147 Vene laeva. Ja see on lihtsalt hullumeelne. Hiljuti istusin maha endise mereväe eriüksuslase Chuck Farraga, kes on seda sõda jälginud palju tähelepanelikumalt kui keegi teine. Ta on seda sõda jälginud palju tähelepanelikumalt kui mina. Ja ta selgitab mereväe doktriini ning seda, mida Ukraina teeb ja millised on selle tagajärjed. Nagu te teate, on see lõik osa laiemast kajastusest, mida oleme teinud Basics Insideri liikmetele. Iga nädalal, mitu korda nädalas. Kus Chuck räägib sellest, mida Ukraina teeb rindel, mida Ukraina teeb rinde taga, kuidas Ukraina sihib venelasi ja milline on plaan. Nii et kui sind huvitab täielik ülevaade koos muu taktikalise analüüsiga, mida me teeme, siis saad liikmeks hakata kohe, vajutades alla olevale liitu nupule või minnes lehele basicsinsider.com. Teie toetus on see, mis hoiab meid käigus, mis hoiab selle ajakirjanduse sõltumatuna. Ja lisaks sellele postitame igal nädalal liikmetele rohkem sisu, mida me ei saa avalikult jagada YouTube'i algoritmi tõttu. Nii et sa saad kohe liikmeks hakata, aga siin on siiski see lõik. Vaadake järgi. Tere tulemast tagasi kõigile. Täna on meil Battlefield Breakdown koos endise mereväe eriüksuslase Chuck Farriga. Hea meel siin olla. Vaatame mõned väiksed lahinguklipid läbi. Ja enamasti inimesed, ma arvan, et me teame, kuidas need lõppevad. Esimene neist juhtus, ma arvan, täna hommikul. Ukraina viis läbi esmakordse UGV mehitamata maismaa sõiduki operatsiooni. Nad maandusid mingile saarele Mustal merel. Õige. See toimus Kinburni säärel, mis on väike osa Hersonist lõuna pool asuvatest tõkkesaartest. Sa vaatad midagi, mida pole kunagi varem ajaloos juhtunud. See on mehitamata paat, mis laseb alla rambi
ja toob kaldale mehitamata maismaa sõiduki. Ja tundub, et meil on siin tegemist 20 mm kahuriga. Jällegi ma ei saanud sellele väga hästi peale vaadata, aga see on suur toru. Jah, nii et kui see on 12,7 mm kuulipilduja, siis ma pole kunagi sellist suudmepidurit näinud. See on midagi, mille üle inimesed on alati spekuleerinud. Robotid lähevad ja võitlevad. See muutub reaalsuseks. Me tõesti jõuame punkti, kus autonoomne lõppfaasi juhtimine muutub mõlemal poolel üha tavalisemaks. Ukraina tõi selle esimesena välja, aga ma panin täna just üles infograafiku Geran 4 kohta, mis on tõesti kiire. See on Vene Shahedi variant, mis on reaktiivmootoriga. Väga kiire, suudab võtta mitu G-d ja see on mõeldud selleks, et pääseda eemale tõrjedroonidest. Ja sellel on tehisintellekt, tead küll, masinõppe, mida me varem nimetasime ekspertsüsteemiks, enne kui tehisintellektist sai see mõiste. Aga see suudab liikuvale sihtmärgile lukustuda ja selle tabada. See ei ole hea. Jah, see on hullumeelne. Olgu, järgmine klipp. Meil on naftatankerid, mida tabatakse Aasovi merel. Nii et siin näete, sõbrad, sihtmärkidest tulvil keskkonda. Näete, kõik need laevad on suunatud samas suunas. Nad kõik on ankrus. Ja kui teie laev on ankrus, siis saab ta selle ankruketi ulatuses liikuda 360 kraadi ulatuses. Nende 4-5 päeva jooksul, mil see kampaania kestis, tabas Ukraina Aasovi merel üle 100 Vene kaubalaeva. Nagu ma ütlesin, sihtmärke on palju. Seal olete näinud 180 kraadist pööret ja laev on tõesti igal pool, kuhu vaatate. Need on umbes 7000 tonnised distillaaditankerid. Nii et nad veavad distillaaditooteid nagu bensiin, petroolium, bensiin ja neid tabatakse alati niimoodi, nagu seda siin. Neid tabatakse kas sillan, navigatsiooniruumides või masinaruumides. Ja ilmselgelt, kui sa vead bensiini, siis läheb sul siin väga halvasti. Krimmil hakkab nüüd lihtsalt kütus otsa saama. Jah, tõesti ongi nii. Ja üks oluline asi veel, Sam, sa tead, bensiin on tõeline probleem. Ja kui sa oled tsiviilisik, siis pead sa kuhugi jalgsi minema. Aga tegelik probleem on see, et diisel hakkab otsa saama. Ja see tähendab, et kui oled sõdur, pead samuti jalgsi minema. Aga see tähendab ka seda, et sinu õhutõrjesüsteemid ei saa kasutada diiselgeneraatoreid, mis neid käitavad. Ja samuti on kogu Krimmis elekter ära. Nii et olukord läheb aina hullemaks. Paljud neist laevadest olid ankrus Kertši silla läheduses. Nii et mida venelased pidid tegema, kui kõik need droonid tulid ja nad uputasid või tabasid, sest mitte kõik neist ei uppunud, nad tabasid umbes iga 2 tunni tagant ühte Vene laeva. Ja vaata, see toimub Kertši silla varjus ning venelased pidid tegema otsuse, kas me kaitseme silda või kaitseme neid laevu. Ja sa näed, kuidas see mees käitus. Samuti olen internetis näinud teooriat, et Ukraina ründab kõiki neid erinevaid osi, mis ühendavad Krimmi, et sundida kogu liikluse sillale, sest neil pole muud võimalust varustamiseks. Jah, üks asi, mis ka toimub, on see, et vaata, Kertši sild seisab küll püsti, aga töötab ainult 25% võimsusel. Ja peamine põhjus, miks nad selle silla ehitasid, tead, seal on nii maanteed kui ka raudtee. Oma tippajal liikus üle Kertši silla 62 000 sõidukit päevas. Nüüd on see langenud 25%-ni. Ja see võib kõlada veidralt. See on langenud 25%-ni, sest sild ei suuda tavapärast liikluskoormust taluda. Ja kõige rohkem on kannatada saanud raudteeühendus. Varem oli sillal päevas 94 rongi ületust. Sam, nüüd on neid ainult 4. 4. Nii et sellepärast ongi siin kõik need tankerid, sest nad peavad vedama kütust, mida rongid varem vedasid. Ja nüüd näevad 100 neist laevadest välja nagu see seal, kus tuleb suitsu. Nad on ka varem rünnanud seda raudteeosa, eks, seal sillal. Jah, kindlasti, aga see suur rünnak, mis toimus 2,5 aastat tagasi, see oli tõeline tabamus, sest see süütas mitu kütusevagunit otse silla tipus, kus konstruktsioonilised pinged on kõige suuremad. Vaata, sõjas ei ole juhuseid. Sul ei vea niisama. Sa lihtsalt oled osav. Ja see raudteelõik on siiani maas. Nii et ma ütlesin, tead, me oleme läinud 94 rongi pealt 4. Ja rongid peavad sõitma kiirusega 10 kilomeetrit tunnis. Ja Ameerika mõõtudes on see umbes sama kiire, kui sa joosta suudad. 6 miili tunnis.
2 rongi päevas, mitte 94, see oli siis Vene lahendus. Mitte eriti. ja kui rääkida diislist, siis kuidas me teaksime, et armee kannatab? Sest sa peaksid ju eeldama, eks? Armee saab alati esimesena kõik, mis neil olemas on. Kui tekib puudus, kannatavad esimesena tsiviilisikud. Jah, see toimub täiesti kindlasti. Ja inimesed ei räägi sellest veel eriti palju, aga ma tegin siin ühe Kiiev Posti raporti, issand, ma ei mäleta enam. Mõni tund tagasi. Jaa, aga... Ma kuulasin. Aga üks asi, mis toimub, millest inimesed ei räägi. Vaata, praegu on juuli keskpaik. Septembris Venemaal hakkab lumi sadama. Nad peavad järgmise 45 päeva jooksul saagi koristama ja laiali jagama, eks. Sam, nad ei jõua seda teha. Neil ei ole diislikütust. Meil on hiljem üks klipp tulemas ühe naisega, kes on Venemaal loomakasvataja ja tema ütleb: mehed, kes vilja koristavad, neil pole diislikütust, ei suuda seda olemasoleva hinnaga osta. Ta ütleb, et ma ei saa oma karja toita, sest ma ei saa vilja osta selle hinnaga, millega need mehed peavad selle koristama. Aga see pole isegi majanduslik surve, kuigi see on reaalne ja võib tõesti jaotust katkestada. Aga tõeline kuradi probleem on see, et diislikütust lihtsalt pole. See ei saa kombaine käivitada, see ei käita veoautosid, mis lähevad jaotuskeskustesse. Ja kohalikku jaotust pole, sest need veoautod töötavad samuti diisli või bensiiniga. Nii et järgmise 45 päeva jooksul seisate silmitsi suurte saagikuse puudujääkidega Venemaal. Eks näis, inimestel pole praegu kütust, aga kui inimesed nälgima hakkavad, siis nad muutuvad pahaseks. Iga kord, kui ma neid videoid teen, kogun ma lõpuks palju rohkem uurimismaterjali, kui ühte episoodi tegelikult mahub. Mõned vaatajad on juba kommenteerinud, et need videod lähevad väga pikaks ja ma saan aru. Üle 20 minuti, ma arvan, et see video tuleb. Ilmselt üle 30 minuti pikk, see on väga pikk. Nii et mida me tegema hakkasime, on see, et ma teen uurimistööd ikkagi ja tahan selle kõik ära katta. Nii et me hakkasime oma liikmetele nende videote pikemaid versioone avaldama. Nii et kui sa ei ole veel liige, siis on siin veel üks põhjus liituda. Eriti, kui tahad kursis olla sellega, mis toimub rindel, mis toimub Ukrainas ja mis toimub Venemaal. Saad liikmeks satata, kui vajutad allpool olevale liitu nupule või lähed aadressile basicsinsider.com. Minu nimi on Sam. See on kõik, mis mul teile täna öelda oli. Kohtume järgmises videos.